Keegi postitas kuskil, et lennunduse kuldaeg on otsas, et enam ei ole seda, et see oli kunagi minevikus, siis keegi vastas, et tegelikult ei ole minevikus, lihtsalt sellele vanale asjale lisati juurde kogu see muu värk, millega me tavainimesed oleme harjunud. Ja siis, aga see vana asi on ikka olemas. No, see on nii ja naa, jah, oleneb kohast, mõnes kohas on natuke, mõnes kohas vähem. Mina olen natukene lendamise haige, kuna ma nägin, et Kärdlasse läheb lennuk, mis on ligi 40 aastat vana, tegemist on sellise õõnsa metallrondiga, siis ma tekkis soov selle lennuga lendama minna. Põhimõtteliselt mõtlesin, et ma lähen lihtsalt Kärdlasse, tulen sama lennuga tagasi. Aga siis mõtlesin, see on nagu erinev vaimuhaiguse liik juba, et ma olen natuke ka Kärdlas ka, siis tulen homme tagasi. Ja et seda ronti natuke tähistada, siis ma tulin siia üles äriklassi salongi. Sellel oli ka muidugi teine põhjus, ma olin äriklassi salongis, kui ma Hongkongi läksin, et ma olin, mul pandi Tallinna Amsterdam lennud ka äriklassis juurde, siis ma pidin olema selles salongis ka, paratamatult pidin olema, ei pidanud, aga ma tulin ja siis oli see kuidagi selline väga allapoole keskmist kogemus ja kuidagi ei olnud väga hea. Aga tänaseks on asi nagu, ma ei tea, kas selle asi oli ajas, et ma olin hommikul vara ja olid väga unised torsses inimesed ja vähe süüa ja kuidagi väga selline. Mäletan, et kui ma tulin detsembris ja äriklassi salongi hommikul, siis olid sellised Ladina-Ameerika noormehed, kes põhimõtteliselt sellised rikkurite pojad, eks ju. Ja nemad, mis nad tegid, nad ei söönud midagi. Ja läksid kohvimasina juurde, võtsid kohvi ja panid sinna sisse prantsuse konjakit. Ja siis jõid seda. Ja see tekkis ainuke mulje, see tekkis, ma lähen nende juurde ja näitan ülespidi pöialt, eks ju, et see on nagu, et siis ei olnud jah väga hea, et oli väga selline. Aga ütleme, ma ei hakka seda võrdama see salongi selliste tipplennufirmade oma salongidega, et see on nagu ebaõiglane. Aga ma tõstan oma hinnangut märgatavalt täna, et täna on ikkagi väga hea. Et ütleme, kui võrrelda nagu lennujaama salongi, siin on väga selline puhas, korralik, toit oli üpriski meeldiv. Šampanjat ei ole, aga on kaava, mis on tegelikult väga hea. Nii et kuidas ma sain, et ma sõidan Kärdlasse, seal ei ole äriklassi, eks ju. Siis ostsin pääsme, see pääsme kostasin sealt letis, siis on see maksab kirve hinda. Ma ostsin läbi vahendajate. Põhimõtteliselt samad firmad, mis müüvad need aastapääsmed, müüvad ka üksikuid pääsmeid, nii et ma sain 29 € siia. Nii et ma olen selle juba tasa joonud ja söönud kuhjaga, nii et jätkan tegevust. Nii et minu hinnang on, ta on parem kui see salong, mis lennujaama mida kasutab Milanos Air Baltic kindlasti. Ta on kindlasti parem kui see salong, mis Aspire, mis on see ka Schengeni alal, see samuti Air Baltic kasutab. Ja siin saab ka pilet osta, mis on Amsterdamis, mis on täielik koobas. Aga lennufirmade enda salongidest parem ei ole. Seda muidugi, aga korralik salong ja ma edaspidi, kui ma lähen ka kuskile ja kui on võimalik meie vahendaja kaudu pilet saada või isegi soodusäriklassi pilet saada, siis ma edaspidi tulen kindlasti ka siia. Sest moraal, et tuleb anda teine võimalus mõnikord, et kui on esimene kogemus on natukene halb, siis see võib olla kogemata. Ja tuleb anda teine võimalus ja praegu ma olen täitsa rahul, päris tore on see, päris tore.